Sündisin peresse, kus ema ja isa jäid elu hammasrataste vahele. Oma esimese käskkirja sain ma koolis, kui ma õppisin 5. klassis ja jootsin purju iseennast ja oma klassikaaslasi. Siis sattusin ma tänavale, kerjasin, varastasin ja mäletan, et kui lastekraani muusikajuht Eve Viilup viis mind ükskord oma stuudiosse ja pesi puhtaks minu räpased riided, siis ma olin äärmiselt pahane, sellepärast et minu sissetulekud tänaval kerjates vähenesid oluliselt. 93. aastal võeti ära meid kodust ja viidi turvakodusse ja mina ei olnud nõus sinna jääma. Ja siis ma hakkasin oma peaga vastu lauda peksma ja tulemuseks oli see, et mind viidi hullumajja. Ja minu õed ja vend läksid elama Keila SOS lastekülla. Kui ma neile suvel külla läksin, avanes ka võimalus mul sinna elama jääda. Äkki olin ma saanud omale kodu, pere ja võimaluse hariduseks. Praegu oleme omandamas oma 2. magisterkraadi. Kui ma ei oleks sattunud elama Keila SOS lastekülla, siis tõenäoliselt ma kerjaksin ja varastaksin edasi tänavatel, juhul kui ma ei oleks ennast surnuks joonud. Hea on tunda, et keegi hoolib sinust. Toeta SOS Lasteküla.